See plaaniti nüüd kõik ellu viia ja neid tegevusi õigesti teha, siis vaatamegi koos üle mõned teemad, sealhulgas väga olulise hangete teema. Küsimusi võite esitada kohe ettekande ajal, kas andes märku või kirjutades vestlusaknasse, aga infopäevaga salvestame ja need ettekanded ja slaidid lähevad ka meile kodulehele ülesse. Aga selle kõige huvitavama hangete teema jätame infopäeva lõppu ja alustame sellest, et suureks abimeheks on RTK koduleht, kus on koondatud ja kättesaadav kogu meetme ja määrusega seotud info, et korduma kippuvad küsimused ning ka meie koordinaatorite kontaktid ja soovitan julgelt võtta küsimuste tekkimisel oma koordinaatoriga ühendust. Kuna toetuse saaja on ka hankija riigihangete seaduse mõistes, siis on oluline ka riigihanke seadust järgida. Ja see määruse link on ka siin ära toodud, üks, mis kehtib kuni selle järgmise aasta alguseni ja pärast seda uus seaduse link. Vaatame üle ka kulude abikõlblikkuse. Mitteabikõlblikud on eelkõige kulud, mis ei panusta hoone energiatõhususe suurenemisse ega hoonesse tarnitud energia või hoone ülalpidamiskulude vähenemisse ega ole tehtud projekti elluviimise perioodil. Jälgige palun seda, et need tegevused oleksid projekti perioodis tehtud, see on teie otsuses ja taotluses kirja pandud. Et kui te näiteks olete alustanud juba ehitusprojekti koostamisega, siis olge palun tähelepanelikud, et see projekteerimise algustähtaeg jääb ikkagi abikõlbliku perioodi. Projekteerimisel energiaaudit on aluseks ehitusprojekti koostamisel. Projekteerimine peab olema kooskõlas hoone energiaauditis välja pakutud energiatõhususe parendamise paketiga. Kuna meetmest toetatakse vaid energiatõhusustöid, siis on mõistlik enne esimese kuludokumendi esitamist esitada meile ikkagi ehituse mahtude tabel, kus on ära märgitud energiatõhususega seotud abikõlblikud tööd. Me saame need koos üle vaadata. Mõne töö puhul tuleb kasutada proportsiooni, see sõltub muidugi töödest ja objektist, aga oluline on, et kohe alguses on kokku lepitud, millised on projekti abikõlblikud kulud ja millised mitte. Siis on ka kuludokumentide menetlus hiljem kiirem ja toetussummad jõuavad teieni kiiremini. Ehitusperioodiks tuleb projekti piirkonda üles panna töödest informeeriv tahvel. Infotahvli mis infotahvlil kirjas peab olema, see on siin üles loetletud ja see on ka määruses kirjas. Meie palume, et esitate selle foto hiljemalt lõpparuande juurde. Kuludokumendid palume esitada e-toetuse keskkonna kaudu vähemalt kord kvartalis. Koos esimese kuludokumendiga tuleb esitada ka hankeleping. Seda saab teha e-toetuskeskkonna SAKIL hanked ja lepingud. Ja esimese ja viimase kuludokumendiga palume esitada ka pearaamatu väljavõtte. Siis on näha seal kulude eristus. Tegeliku kulu tekkimine on tõendatud, kui kulu aluseks olev töö on vastu võetud ja see on tõendatav dokumendiga, arve, saateleht, üleandmis vastuvõtmisakt ja kulu peab olema ka täies ulatuses makstud. Osaliselt tasutud kuludokumendid ei ole lubatud ja kuludokumendid peab esitama allkirja õiguslik isik. Meie kontrollime maksetaotluses esitatud kulude abikõlblikkust
toetuse saaja kohustuste nõuete kohast täitmist ja kui on puudusi või kulude abikõlblikkuse üle otsustamiseks on vaja lisateavet, siis me küsime seda üle, pikendame tähtaega. Ja kordan veel korraks üle ikkagi, et nii esimesel kui viimasel kuludokumendil see menetluse protsess on natukene pikem, sest et me kontrollime ka hankelepingut ja see võtab natuke rohkem aega. RTK-l on õigus nõuda maksetaotluse kulude abikõlblikkuse kontrollimiseks täiendavaid dokumente, nagu ma ütlesin, ja lõppmakse tehakse siis, kui on ka lõpparuanne esitatud. Toetuse saaja kohustused ma ei hakka siin üle rääkima, mis on määruses, mis on kirjas kõik, lihtsalt toon välja, et tuginege palun taotlusele, otsusele ja õigusaktidele ja meetme määruse paragrahv 18 ja 20 on siis loetletud üles toetuse saaja kohustused ja juhul, kui on vaja projektis mingisugust makset tagasi nõuda, siis ka seal on need asjad kõik kirjas. Ja veel, et kirjavahetus toimub kõik e-keskkonnas ja need projektimeeskonna liikmed, kellel tulevad või kes soovivad oma meilile teavitusi saada, siis kindlasti kontrollige üle, et postkastis oleks või taotluse juures oleks see linnukene juures, et see teie nii-öelda meil postkasti nagu jõuab. Ja kuigi järelaruannetest võib-olla on praegu vara rääkida, tuletan korraks meelde, et projekti lõpus siis tuleb ka esitada järelaruandeid 3 projektijärgse täisaasta kohta ja siis vastavalt nendele tarbimise andmetele, mis siis rekonstrueerimise objekt tarbib. Hetkel mina tänan. Kui teil on palun küsimusi, siis võite kohe küsida ja seejärel saame anda sõna juba hangete teemade üle. Kas teil on küsimusi, palun? Ma lõpetan jagamise ja annan sõna Kerstile, kes räägib meile hangetest. Nii, aga Kersti, ole hea. Nii, tere. Olen kuuldel ja on näha. Väga hea. Et Siri, äkki sa siis annad mulle märku, kui chatis näiteks mingeid küsimusi tuleb, et ma ise siin niimoodi ei näe seda siin slaidide kõrvalt. Väga hea. Aga ja tere veel kord siis, et Kersti Kukk olen mina, töötan toetuste arendamise osakonnas riigihangete kontrollüksuses. Meie siis kontrollimegi hankemenetlusi ja anname ka siis toetuse saajatele nõu, kui neil projekti rakendamise käigus siis hangetega seoses seda vaja on. Ja mõtlesin, et ma natukene rohkem panen rõhku sellistele inimesinevatele eksimustele. Vaatasin veidi statistikat ja sealt nagu noppisin teemasid välja. Kõike muidugi detailis ei jõua läbi käia, aga kui te needki meelde jätate ja neid eksimusi ei tee, siis on juba väga-väga hästi. Et
tulenevalt ka sellest, kus me näeme, et rohkem eksitakse, eks see kontrollifookus ka sinna ju liigub ja mõistlik oleks ka alustada alusdokumentidest, et kui te neid koostate, et millele siis tähelepanu pöörata, kui te neid kokku panete ja tingimusi siis välja mõtlete. Et kindlasti A ja O on see menetlusliigi valik, paraku me siin ka siiski aeg-ajalt nagu näeme eksimusi, et kas on siis eeldatav maksumus ei ole kas siis väga põhjalikult turu-uuringut tehtud, et seda õigesti määratleda näiteks ja on siis valitud näiteks lihthankemenetlus, kuigi oleks pidanud olema avatud hankemenetlus või siis väikehange lihthanke asemel. Ja siin võib ka tähtsust omada see, et turu-uuringut on küll tehtud, aga see on tehtud näiteks 2 aasta taguse seisuga. Ehk et me kõik täna ju teame, et mis hinnad on teinud, et üldiselt on nüüd tõusujoones olnud, et siis enam ütleme sellise mineviku uuringu põhjalt enam päris usaldusväärselt öelda ei saa, et see on ka tänane see eeldatav maksumus, et seega seda tuleks siis uuendada. Siis kui nüüd juba päris dokumentide koostamise peale minna, siis üks selline punkt, kus me oleme näinud, et võib-olla ei ole tuldud selle peale või mõeldud hästi läbi, on siis eriti just nüüd ehitustööde puhul, et kui kvalifitseerimistingimustes siis nõutakse, et pakkujad nimetaksid teatud spetsialistid, projektijuht, objektijuht, võib-olla eriosade spetsialistid, et kehtestatakse neile ka kutsetunnistuste nõuded, vahest ka haridusnõuded sinna kõrvale, et siis tegelikult ei ole, ütleme nii, et ei ole võib-olla ka läbi mõeldud täpselt, et mis see kutsetunnistuse tase peaks olema, et tasemed seal on ju 6, 7, 8 ja nii edasi sõltuvalt muidugi teemadest ka, aga et see kutsetunnistuse tase, mida küsitakse, ei ole siis nagu ülepaisutatud võrreldes selle tööga, mida siis hankega ollakse tellimas. Ehk et mida kõrgem kutsetunnistuse tase, eks ju seda nii-öelda kõrgemat objekti, näiteks on see isik võimeline või siis on tal nii-öelda lubatud teha või toimetada seal objektil ja nii edasi. Ehk et see peaks olema nagu balansis sellega, mida on siis hankes kavas tellida. Ja teine selline moment, mida ma kindlasti soovitan hästi läbi mõelda, on see, et neid valdkondi on tegelikult hästi palju ja üks selline hästi konkreetne näide, mis oli meil ka siin paar päeva tagasi just laual, arutasime, on ka teemaks see, et mõned kutsetunnistused on omavahel nagu veidi samaväärsed või veidi kattuvad, et näiteks ehitusinsener tase 6, ehitusjuht tase 6, et siin läbi mõelda, et kui teile sobivad näiteks mõlemad need kutsetunnistused, et siis võib juba kohe varakult kirja panna sinna kvalifitseerimistingimusse, et teile need mõlemad sobivad. Või siis pannagi sinna juurde kohe, et ehitusinsener tase 6 ja siis samaväärne. Teisest, vabandust. Kuule, räägi. Kodused assistendid, vabandust. Et teine, mis kutsetunnistuste tasemetega natuke sarnane teema on siis need sellised spetsiifilised või ülepaisutad referentstööde nõuded. Ehk et kas siis näiteks kasutusotstarbete koodidega, vabandust,
Hanked ikka ajavad elevile inimesi, et nii ka teisi tegelasi. Aga ühesõnaga, et läbi mõelda nüüd need referentstööd, mis siis kvalifitseerimistingimustes pakkujatele seatakse. Et nad ei oleks siis hästi konkreetsed, ja sellega on liigselt siis sellist pakkujate ringi piiravad. Et üks näide on, et kui kasutatakse kasutusotstarvete koode, et peab olema varem siis teinud teatud kasutusotstarbe koodile vastavaid ehitustöid, et siis läbi mõelda, et mis see koodide nimistu seal on. Et kuna see iseenesest on ju ministri määruse lisana kinnitatud ja ta on üsnagi pikk, et siis sealt mõttega läbi käia, et mis on see, mis teie jaoks siis veenvalt tõendab seda, et tõesti see pakkuja on siis suuteline ka teie objekti korralikult siis valmis tegema. Ja see ülepaisutatud referentstööde mõte on siis see, et kui seda referentstööd siis kuidagi kirjeldatakse näiteks ruutmeetrites või netopinna või mis iganes ehitusaluse pinnaga, et siis ka siin läbi mõelda, et kui tellitakse 200 ruudust ehitustööd, et siis see referentstöö nõue ei oleks seal 600 või 500, et ta oleks enam-vähem siis vastavuses sellega, mida te täna tellimas olete. Ja siis selline nüanss lisaks veel, et ehitustööde puhul siis riigihangete seadus ütleb seda, et neid referentstöid siis saab küsida viimase 60 kuu kohta. Ja see tähendab siis iseenesest seda, et hankijal tegelikult on võimalus siis otsustada, kas ta neid andmeid küsib. Ja kui ta küsib, siis tegelikult tal ei ole enam võimalik otsustada, et ta seda perioodi iseenesest nagu lühendab. Ehk et kui ta küsib, siis ta peab lubama esitada referentstöid viimase 60 kuu kohta, ei tohi siis lühendada näiteks 36 kuu kohta. Et see on nii-öelda see riigihangete seaduses siis ühemõtteliselt ja konkreetselt sätestatud. Lisaks siis kindlasti hästi oluline on tähele panna, et kui tehnilises kirjelduses või selle lisades või ka näiteks kuskil mujal alusdokumentides on siis mainitud kaubamärke standardeid, et siis kuskil alusdokumendis või siis iga kord, kui selline viide on selle järel, oleks siis võimaldatud ka sellega samaväärset pakkuda ja teha. See siis tuleneb riigihangete seaduse paragrahvist 88. Ma lisasin siia juurde ka märgised, mis iseenesest on paragrahvis 89, aga märgiste puhul tuleb mõelda siis selle peale, et kas nad siis vastavad sellele paragrahvile 89, kus on siis öeldud, et ei pea alati see sellega samaväärne juures olema, aga sellisel juhul peab see märgis siis konkreetsetele tingimustele vastama, et juhul kui selline viide on, et kas see märgis siis vastab nendele tingimustele, kui ei vasta, siis kindlasti see samaväärsuse märge seal juures. Aga iseenesest seda küsimust kõige lihtsam on teil lahendadagi nii, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis riigihangete registris on vastavad sellised standardtekstid olemas, et te saate siis sealt hõlpsasti linnutada lihtsalt ära, et teile siis teie hankes see tingimus kehtib ja ta ise automaatselt siis ilmub sinna teie dokumentidesse, et te ei pea ise ka selle sõnastuse üle väga palju pead murdma, et selle on siis juba Rahandusministeerium ise korrektseks kirjutanud ja sinna siis süsteemi sisestanud. Alusdokumentide puhul üks nüanss kindlasti, üks osa neist on ju ka hankelepingu projekt, läbi mõelda väga hästi, et mida te tegelikult siis tahate sellelt pakkujalt. Et üks asi on kindlasti siis, et korrektsed ehitustööd, aga kõiksugu muud kõrvalkohustused tegelikult, mis siis töövõtjale seatakse.
üks näide nendest on siis nõuded erinevatele tagatistele. Mõtlen siis kindlustuspoliise, garantiikirju, tagatisi ja nii edasi, mida siis võidakse nõuda. Et kindlasti läbi mõelda see, mida te päriselt tahate, sest hiljem tuleb ka neid tingimusi ju mõlemal poolel tegelikult järgida. Ja mis näiteks saab siis, kui töövõtja ei saa näiteks garantiikirja pangast või mõnelt teiselt krediidiandjalt, et kas teile sobib ka siis selle garantiikirja asemel näiteks mõni muu tagatis, igast arvest mingi summa kinnipidamine on sobilik või on see summa deponeerimine näiteks hankija kontole lepingu täitmise ajaks. Et kui need vähegi on ka teie jaoks aktsepteeritavad alternatiivid, et siis need kohe ka hankelepingus ette näha. Üks selline punkt kindlasti alusdokumentidest, mis tasub ka läbi mõelda või üle vaadata, et teil ei oleks seda seal, on see, et kuidagi siis oleks piiratud ühispakkumuste esitamist või siis piiratud alltöövõttu konkreetse protsendiga. Riigihangete seaduse järgi siis peab igati olema see konkurents tagatud, efektiivselt ära kasutatud, seega üldjuhul ei ole siis lubatud ka ühispakkumuste esitamist kuidagi keelata või piirata. Ja teine asi siis on see, et on siis võimalik konkreetsete tööde osas öelda, et pakkuja peab need konkreetsed töölõigud ise tegema ja siis tulebki need konkreetsed töölõigud nimetada, aga mitte siis öelda, et töövõttu on sellel objektil võimalik kasutada üksnes 10% ulatuses või mingi ükskõik mis protsendi ulatuses, sest see oli näide. Siis üks selline punkt, mis on veidi uus ja kindlasti vajab veel harjumist ja alati ei pruugi meelde tulla, on keskkonnahoidlikud tingimused, et riigihangete seaduse lisana on need siis keskkonnaministri määrusega kinnitatud. Need on konkreetsetele kaubagruppidele ja teenustele, aga ma ikkagi tahan meelde tuletada, et juhul, kui tehakse siis näiteks ka ehitushange ehitustööde tellimiseks, aga selle raames ka soetatakse näiteks mööblit või mingit kohtkindlat mööblit isegi, et siis ka sellisel juhul tuleb ka sellele mööblile keskkonnahoiu tingimused kehtestada, sest et siin ei ole nii-öelda otseselt vahet, et mis on see hankelepingu ese, et kas siis asjad, teenused või ehitustööd, et kui ka ehitustööde raames mööblit tellitakse, siis tuleb ka sellele mööblile need keskkonnahoiu tingimused kehtestada. Siis enne kui nüüd päris hanketeade avaldada, igaks juhuks tasub üle vaadata ka see, et hanketeates ja riigihanke alusdokumentides erinevates osades nimetatud tähtajad läheksid omavahel kokku, et ei tekiks neid segadusi, et hanketeates on näiteks töö lõpu tähtaeg kuupäevades ja siis kuskil alusdokumentides on näiteks mingid ajavahemikud kuude kaupa või ühesõnaga, et kõik nii-öelda oleksid kooskõlas. Et kõige mõistlikum on muidugi alati tähtaegasid määratagi kuude või päevade kaupa, mitte siis mingi konkreetse kuupäevana, sest et hankemenetlused võivad venida ja siis lepingu täitmise aeg läheb aina lühemaks ja aina lühemaks. Kindlasti siis selline üldine soovitus ka, et kõiksugu kvalifitseerimis- ja vastavustingimused, mida kehtestatakse, ei oleks sellist olukorda, et nõutakse teatud dokumenti, aga iseenesest sellist sisunõuet seal dokumendi juures ei olegi, et nõutakse näiteks spetsialistide nimekirja
ja et esitataks spetsialistide haridust tõendavad dokumendid, aga tegelikult polegi nagu neile spetsialistidele sisuliselt sellist nagu tingimust kehtestatud, et mis haridus neil siis peab olema või milline siis erialane pädevus, tunnistus või kutsetunnistus. Ehk nagu küsitakse dokumente, aga et mida nendes kontrollida soovitakse, ei ole tegelikult kirja pandud. Mõttena on arusaadav, et tõenäoliselt on soovitud seda meeskonna pädevust kontrollida, meeskonna olemasolu kontrollida, aga et kui sisuliselt ja selgelt ei ole seda nõuet kehtestatud, siis tegelikult kontrollida ei saa ja mõnes mõttes ka täiesti sisutühi nõuet dokumendid on, aga nende alusel mingit otsust iseenesest teha ei saa. Siis hankemenetlust, kui sellist juba läbi viiakse, et hanketeade on avaldatud ja käib siis pakkumuste esitamine ja hindamine, et panen südamele, et kui siis alusdokumentide kohta huvitatud isikud küsivad küsimusi ja te vastate, et juhul, kui te vastate nendele küsimustele ja kuidas nüüd öelda, et kui te vastate nendele küsimustele ja seal vähegi annate sellist infot, mis selgelt ei tule välja kinnitatud alusdokumentidest, et siis on nii-öelda tegemist juba olukorraga, kus te annate selgitustega uut teavet, mida siis alusdokumendid ette ei näinud ja sellises olukorras tegelikult tuleks alusdokumente täiendada ja siis ka vajaduse korral pakkumuste esitamise tähtaega pikendada. Et siia alla käib, uue teabe alla käib siis olukord, kus antakse alusdokumentidele mõnes mõttes nagu vastukäivat infot või siis ka sellist infot, mida alusdokumentides algselt ei olnud. Ehk et kas siis muudetakse juba midagi või siis täiesti uut infot antakse. Ja nagu ma ütlesin, et kui alusdokumente muudetakse ja pakkumuste esitamise lõpuni on jäänud siis vähem kui pool algsest pakkumuse esitamise tähtajast, siis tuleb seda tähtaega pikendada siis selliselt, et see pool jääks muutmisest ja pigem paistab nii, et kui juba muudetakse, siis tähtaega tuleks ka pikendada. Tähtaega pikendama ei pea, kui tõesti tegemist on mingite väga vormiliste pisimuudatustega, et kellegi telefoninumbrid näiteks korrigeeritakse või täiesti mittesisulised väiksemad formaalsused ja pisiparandused, aga pigem näeme, et sageli on ikkagi tegemist juba sisuliste olulisemate muudatustega ja sellisel juhul oleks tulnud ka seda tähtaega pikendada. Ja ma seda teemat siin varasemalt ka puudutasin, et just need kasutusotstarbekoodid, mida siis kvalifitseerimistingimustes referentsobjekti iseloomustamisel kasutatakse, spetsialistidelt nõutavad kutsetunnistused ja ka konkreetsed kutsetunnistuste need sellised valdkondlikud eripärad ja allvaldkonnad ja nii edasi, mis siis kehtestatakse, et kui siis pakkumusi hinnatakse, siis tõesti tuleb väga täpselt kontrollida, et eduka pakkuja kvalifikatsioon ja pakkumus siis sisuliselt vastaks nendele tingimustele. Et kui on kutsetunnistusel konkreetselt mingid tegevusvaldkonnad ette nähtud, siis peab ka täpselt vaatama, et nendele vastaks. Ja kõiksugu
kõik võimalik, mis te siis algselt olete ette näinud, seda peab ka detailselt kontrollima, et oluline on siis see, et ainult sellised mittesisulised mittevastavused on võimalik siis aktsepteerida, aga need on tõesti pigem sellised vormilised küsimused, et kas näiteks mõni dokumendi tõlge on puudu või on näiteks spetsialisti kutsetunnistuse koopia jäänud esitamata, aga see kutsetunnistuse info on ka kutseregistris näiteks olemas. Aga et kõik sellised sisulised mittevastavused, nende puhul siis tuleb kas pakku jätta kvalifitseerimata või siis pakkumus mittevastavaks tunnistada. Iseenesest selline justkui täiesti loogiline ja teada teema, et avatud hankemenetluses läbirääkimisi ei saa pidada, aga siiski vaatasin, et on tulnud ka siin RTK kontrollide käigus siis selliseid tagasinõudeid teha. Ja see võib täitsa olla seetõttu, et ma ise mõtlesin ka, et miks nii, siis ilmselt ei ole lihtsalt hankija nagu selle peale tulnud, et enne siis hankelepingu sõlmimist on siis selles hankelepingu projektis tehtud mingeid korrektsioone või muudatusi erinevatel põhjustel. Ja siis see hankeleping veidi teistel tingimustel sõlmitud, kui algne projekt ette nägi. Tegelikult see peale vaatame, siis õiguslikult on tegemist nagu keelatud läbirääkimistega, et pakkujaga on siis vaadatud lepingule peale ja midagi muudetud. Et tegelikult seda teha ei saa. Ja isegi kui te vaatate riigihangete seaduse paragrahvi 123, mis räägib hankelepingu muutmisest ja teile tundub, et see muudatus, mida te enne hankelepingu sõlmimist projekti teete, et see justkui nagu vastab 123 mõnele punktile, siis tegelikult siiski ei ole võimalik neid muudatusi enne lepingu sõlmimist teha, ehk et see 123 siiski rangelt kohaldub ainult sõlmitud hankelepingutele ja selle alusel hankelepingu projektis enne lepingu sõlmimist muudatusi teha ei ole võimalik. Siis kui pakkumusi läbi käiakse ja hinnatakse, siis tuleb vaadata, et kõik, kes siis on seal pakkumuse koosseisus alltöövõtjana välja toodud, et nende kohta oleks siis esitatud hankepassid ja nende kohta siis ka kõrvaldamisaluse puudumise kohta kontrollid tehtud. Et hästi oluline on see ka siis, kui spetsialistid, keda meeskonnast nimetatakse, ei ole pakkuja enda töötajad, siis tuleb läbi mõelda, et kes siis alltöövõtja on, et kas see on nüüd selle spetsialisti tänane tööandja, kus ta töötab või kes seal pakkumuses siis alltöövõtja on, et kui see spetsialist ise seal näiteks töövõtulepinguga tuleb mingit töölõiku tegema, et siis võibki olla, et ka see füüsiline isik võib täitsa ollagi ise alltöövõtja ja sellisel juhul ka selle füüsilise isiku kohta peab hankepass olema esitatud. Ja mis nüüd siis selgemini riigihangete seaduses siin suvel tehtud muudatustega kirja läks, on siis see, et kui on tehtud juba edukaks tunnistamisotsus, siis eraldiseisvalt pärast seda edukaks tunnistamise otsust tuleb siis eduka pakkuja kohta kontrollida kõrvaldamisaluste puudumist, kvalifikatsiooni vastavust, kui see kvalifikatsioon on midagi sellist, mis võib ajas muutuda ja te näiteks olete varem seda kontrollinud, et siis ka seda tuleb hiljem uuesti kontrollida ja siis eraldi vormistada ka vastav otsus. Et riigihangete registris ilmselt võibki olla nii,
et ta täitsa lubab nagu vormistada kõik otsused, mis siis hankemenetluses tehakse niimoodi järjest nagu ühe failina, ühte dokumenti, mis siis võib ka ühe korraga allkirjastada. Siis tegelikult register võib seda küll võimaldada, aga et juriidiliselt on siis vaja see viimane eduka pakkuja kõrvaldamata jätmise otsus siis eraldi teha, sest et edukaks saab siis pakkuja alles siis, kui tema kohta on edukaks tunnistamise otsus tehtud ja pärast seda on siis alles võimalik ka neid võimalikke kõrvaldamise aluseid siis üle vaadata. Siis kui hankeleping on sõlmitud, siis kindlasti rakendusüksus vaatab üle ka hankelepingute muutmised. Mõned sellised nüansid, mis siin välja tuua, et tähtaja pikendamise puhul, siis kui on ainult tähtaega kavas pikendada ja näiteks lisatöid või midagi sisuliselt seal töödes ei muudeta, siis seda riigihangete seaduse paragrahv 123 lõige 1 punkti 1 ei ole võimalik rakendada, sest et punkti 1 alusel saab siis teha muudatusi, millel on rahaline väärtus. Tähtaega saab selle punkti alusel pikendada siis, kui näiteks te tellitegi lisatöid ja need mõjutavad seda lepingu tähtaega kuidagi, et siis ta on okei, aga et ainult tähtaega punkti 1 alusel pikendada ei saa. Ja punkti 7 alusel tähtaja pikendamine ka sageli hästi kokku ei lähe, sellepärast et tähtaeg on tegelikult riigihangetes üks olulisemaid hanketingimusi, mis kindlasti mõjutab seda, kes pakkuma tulevad ja mis on siis pakkumuste maksumused. Ehk et pigem siis, kui tähtaega pikendada, siis vaadata võimalikke teisi punkte sealt 123 või siis oma hankelepingust näiteks, et kui teil on kenasti seal neid aluseid ette nähtud. Siis kui nüüd tehakse töödes mingeid sisulisi muudatusi, kas siis jäetakse töid ära, tellitakse juurde või siis kui lihtsalt ka materjali muudetakse, mida töö tegemisel kasutatakse, siis selleks on üks üsnagi hea punkt riigihangete seaduses olemas, aga mis siis võimaldab ehitustööde puhul seal 15% ulatuses muudatusi teha, küll aga on oluline läbi mõelda, et kuidas selle muudatuse väärtus arvutatakse, et siin tasub vaadata ka Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna enda lehte, kus selle kohta on ka mõned juhtnöörid, aga et põhimõte on siis selles, et kui ei ole tegemist siis samaväärsete asendustega, et see, mis ära jääb ja mis asemele tuleb, on samaväärsed, siis tegelikult muudatuse väärtus tuleb arvutada nii, et see ära jääb töö või materjal pluss sellele juurde siis juurde tuleva töö või materjali maksumus. Siis ehitustööde lepingutes sageli nähakse ette ka tellija reserv, aga tasub nüüd läbi mõelda, et mille alusel see reserv, mida te ette näete, on kasutatav. Ma just mõtlen nüüd riigihangete seaduse mõistes. Et tellija reservil iseenesest ju riigihangete seaduse mõistes sellist iseseisvat tähendust ei ole, et ta on siis peamiselt on alati ta see 123 lõige 1 punkt 1 muudatus siiski, sest et selleks, et ta saaks olla see lõige 1 punkt 2 muudatus, peaks olema reservi kasutamise tingimused hankelepingus väga selgelt, täpselt ja ühemõtteliselt paigas ja need kohaldamistingimused väga konkreetselt arusaadavad. Aga siin tuleb tõdeda, et päris palju hankelepinguid oleme näinud, et siis sageli see reservi kasutamise tingimuste
sisu ei lähe väga hästi selle lõike 1 punktiga 2 kokku, nad on ikkagi liiga üldised. Ja sellisel juhul reservi kasutus läheb sinna punkti 1 alla ja siis ta hakkab, eks ju, seda protsenti või seda muudatuse väärtuse protsenti, mida siis see punkt 1 võimaldab nii-öelda sööma ja ära kasutama. Ja võib tulla ettenägematusi ja ka lisatöid on vaja tellida. Selleks on olemas ka eraldi punktid riigihangete seaduses, mida meie lihtsalt näeme ja kindlasti küsitakse ka ja ega enamjaolt need põhjendused on ka olemas, aga lihtsalt, et juba ise varakult läbi mõelda ja punkti haaval tõesti üle vaadata, et kõik põhjendused ja selgitused oleksid olemas. Eriti just ka see lisatööde põhjendamine, mis on siis riigihangete seaduse paragrahv 123 lõige 1 punkt 3. Et seal on rida nii-öelda eelduseid, et iga eeldus oleks teil kirjeldatud ja läbi mõeldud, siis ka see kontrolli pool läheb kiiremini, et ei pea nii palju küsima, kõik on teil olemas, läbi mõeldud ja paigas. Aga tõesti, et iga see nüanss ja punkt on seal oluline ja see tasub läbi mõelda ja ära kirjeldada teil. Ja siis kindlasti, et kui punkti 4 või punkti 3 alusel hankelepingut muudetakse, et ei unustatakse ära riigihangete registrisse ka hankelepingu muutmise teadet esitada, et see tuleb siis jooksvalt nende muudatuste tegemise järel kohe teha. Ja kõik muud muudatused seal punkt 1 näiteks, et nende nii-öelda see sisu või et neid, mis nad siis on mõjutanud seal hankelepingu maksumust või muud, et see info siis kajastatakse siis, kui hankeleping on täidetud. Aga jah, et need punkt 4, punkt 3, et need siis eeldavad seda teadet koheselt. Siis üks asi veel, et mitte ainult hankelepingu muudatusi kui sellist, siis rakendusüksuses ei kontrollita, tegelikult vaadatakse üle ka hankelepingu täitmise toimingud, et kuidas siis hankelepingud täidetud on. Lisaks sellele, et oleks kindlasti vastu võetud ja tehtud see töö, mida on tellitud, eks ju, aga ka kõiksugu sellised muud kõrvalkohustused, mis siis hankelepingus ette nähtud on. Aga lisaks neile veel kontrollitakse ka siis seda, et hankija oleks ehitustöödel siis kontrollinud ja pidanud arvestust siis alltöövõtjate üle, keda siis on hankelepingu täitmisel kasutatud. Ja kindlasti võib olla ka selliseid olukordi, kus näiteks nende alltöövõtjate üle nimekirja pidamine ja kõrvaldamise aluste kontrollimise kohustus on pandud näiteks omaniku järelevalve tegijale või on see kuidagi töövõtjaga sõlmitud lepingus töövõtjale pandud kohustuseks nii-öelda justkui nagu edasi volitatud see kohustus, siis see on täitsa okei, kui nii tehakse, aga siiski hankija peab need andmed endale küsima, ehk et ta võib lasta nagu kellelgi neid kontrolle teha kellelgi teisel, aga lõpuks peavad need andmed ikkagi tema kätte kokku jooksma ja lõppkokkuvõttes tema ikkagi vastutab, et siis riigihangete seaduses ette nähtud kohustus oleks täidetud. Siis nagu ma ütlesin, et hankelepingu tingimuste täitmine on oluline, võib-olla ei olegi eraldi mingit muutmise kokkulepet vormistatud, aga et kui lepingut täidetakse teistmoodi, kui leping ette näeb, siis kui ei ole nüüd tegemist olukorraga, et töövõtja on oma kohustusi kuidagi rikkunud, siis on tegemist üldjuhul hankelepingu muudatusega ja seda ka siis vastavalt käsitletakse ja kontrollitakse. Ja näiteks väga oluline on hankelepingus järgida maksetingimusi.
Siin on siis oluline nii see, et mida on öeldud ettemakse kohta, kui ettemakset ei ole ette nähtud, seda teha ei saa. Erinevad maksepostid või etapid, mille kaupa makstakse, tasutakse, neid tuleb järgida. Ja kindlasti oluline on ka siis see, et kui hankelepingus on ette nähtud, et lõppmakse peab olema vähemalt teatud ulatuses, no siis ta peab olema sellises ulatuses, et kui on öeldud, et lõppmakse on vähemalt 10% hankelepingu hinnast, siis ta peab olema see 10% hankelepingu hinnast. Aga samuti kõiksugu muud tasumise eeldused, et kui on öeldud, et lõppmakse tehakse alles siis, kui kõik vaegtööd on kõrvaldatud, kasutusluba on väljastatud või saadud, no siis tuleb seda tingimust ka vastavalt järgida, et mitte lõppmakset siis ennem ära teha. Vaegtööde puhul kindlasti läbi mõelda, et mis asi see vaegtöö on, et taaskord riigihangete seaduses sellist mõistet ei ole, eraldi nagu vaegtööd ja siin tasub nagu seda konteksti meeles pidada, et ta võib tunduda nagu ehituslikus mõistes täiesti kuidagi loogiline, aga et panna ka riigihangete seaduse konteksti, et mis asi ta siis on, et kas ta on nüüd siis mingi väheoluline muudatus või on ta punkti 1 alusel seal 15% sees mingisugune tehtav muudatus või on see siis üldse võlaõigusseaduses ette nähtud õiguskaitsevahendi kasutamine, et töövõtja on justkui rikkunud kohustust tähtajaks midagi valmis teha ja talle antakse nagu täiendav tähtaeg, et nõutakse täitmist ja antakse siis mõistlik täitmise tähtaeg, et lihtsalt nagu mõelda, et mis see konkreetsel juhul see vaegtöö siis nagu on, et hiljem ei tekiks ebameeldivaid üllatusi, et rakendusüksus ütleb, et tegemist on siis lubamatu hankelepingu muudatusega. Ja muidugi ideaalne oleks, et kui see vaegtöö mõiste oleks teil hankelepingus sätestatud, mida te selle all mõtlete ja et kuidas te nendega käitute, oleks selgelt kirjas, siis muidugi oleks see veel kõige ideaalsem lahendus. Ja siis need garantiikirjad, kindlustuspoliisid, mida hankelepingus võidakse nõuda töövõtjalt, väga oluline, et te neid tingimusi ka järgiksite, et siin on ka Rahandusministeerium olnud üsnagi konkreetne, et kui garantiikirja esitamise kohustus on töövõtjale kehtestatud, aga ei ole siis ta seda esitanud tellijale, vormistanud ja esitanud, et siis tegemist on üldjuhul siis olulise hankelepingu muudatusega. Ja kindlasti üle vaadata, et kui need dokumendid teile esitatakse, et need ka sisuliselt siis vastaksid nendele tingimustele, mis hankelepingus ette nähtud on, et juhul, kui te seal olete kirjeldanud, et kes peab olema soodustatud isikuks määratud või kaua need peavad kehtima või mingeid muid eritingimusi olete ette näinud, et siis loomulikult peavad siis need dokumendid nendele nõuetele vastama ja kui ei vasta, et siis tuleb töövõtja tähelepanu juhtida ja paluda neil siis korda tehtud dokumendid uuesti esitada. Ja kogu selle jutu saab kokku võtta siis sellega, et kontrolljälg on hästi oluline. See siis tähendab seda, et iga toimingu kohta, mis te hankemenetluses teinud olete, oleks siis säilinud dokumentaalsed tõendid, et riigihangete register iseenesest suure osa teeb teie eest ära, et ta salvestab seal kõik kirjavahetused ja muud asjad. Aga et kui nüüd seal väljaspool registrit midagi tehakse, et siis nende kohta ka oleks tõestusmaterjal olemas, et võib küll olla,
kõik näiteks seesama alltöövõtjate kõrvaldamise aluste kontrollid on justkui tehtud, aga ühtegi dokumenti pole sellest säilinud, et siis on raske öelda, et tegelikult me seda kohustust täitsime, aga meil ei ole ühtegi dokumenti, millega seda siis tõendada. Aga samuti, nagu ma ütlesin, et alustasin siis näiteks ka menetlusliigi valiku puhul, et kui te olete seda maksumust, eeldatavat maksumust välja selgitanud, turu-uuringut teinud, et tasub kogu see dokumentatsioon alles jätta, et kui siin tekib mingeid küsimusi, et näiteks pakkumused tulevad väga piiripealsed, et siis saab üle vaadata ka selle pilguga, et kas see eeldatav maksumus on õigesti siis arvestatud ja pakkumused lihtsalt või ütleme, ka see edukas pakkumus lihtsalt oli kallim või et mis seal siis nagu tegelikult taga on. Ja näiteks ka selline aspekt, et kui riigihanke alusdokumentides või ka näiteks pakkumustes on siis viited veebilehtedele, et teie soovite viidata siis mingil veebilehel olevale infole, näiteks mingi tooteinfole või pakkuja seda teeb, et siis need viited või lingid võivad aeguda ajas ja siis võibki tekkida nagu see olukord, et kui rakendusüksus oma kontrolli teeb või audiitor või mingi viivega keegi soovib sealt midagi üle vaadata, et siis need viited enam ei toimi. Ja siis see side nagu mingi olulise infoga on katkenud ja ei pruugi enam üles leida. Et siis kas siis dokumentide ettevalmistamisel kuidagi teisiti seda infot oma dokumendis kajastada või siis see, millele viide tehtud on, et siis sellest lehest kuidagi enda jaoks ekraanipilt säilitada. Nii, aga kokkuvõtteks ma pean ikkagi ütlema, et kuigi ma siin nagu lugesin ette justkui nagu palju probleeme, et pidevalt hangetes on probleemid, et ma tahan ikkagi hankijaid tunnustada, et kuigi meie tundub, et me kontrollime ja otsime puuduseid, siis tegelikult tuleb tõdeda, et kui ma statistikat vaatasin ja olen vaadanud, siis enamus hankeid on väga kenasti tehtud ja neid selliseid tagasinõuetega hankeid on pigem vähe, et need on ikkagi erandid. Täpseid protsente ma nüüd kohe peast ei oska öelda, aga pigem sinna 10% hulka võib-olla isegi vähem jääb, eks ju. Ja tagasinõuded ei ole ka alati 100%, et need seal varieeruvad. Et pigem sellised 5 ja 10, et seega ma tahan ka tänada, et tegelikult on näha ka, et hanked ja hangete kvaliteet pidevalt nagu paraneb. See on iseenesest hästi positiivne suund. Igaks juhuks Sirje siin alguses ka viitas, aga ma näitan lihtsalt, et teil veel silme eest läbi käiks nii-öelda selle konkreetse vooru või meetme kohustused, et oleks siis need ka tagatud ja täidetud. Ehk et mina nüüd rääkisin siin peamiselt nendest hankemenetlustest, mis siis riigihangete registris tehtud on, et need näiteks lihthankemenetlused või avatud hankemenetlused. Aga et kui nüüd on alla lihthanke piirmäära hange kavas teha, et siis siin meetme tingimused näevad seda, et kirjalikult tuleb võtta siis 3 omavahel võrreldavat hinnapakkumust ettevõtjatelt, kellel on siis piisav kvalifikatsioon selle töö tegemiseks. Ja nagu ma ütlesin, et kindlasti kontrolljälg ja kõik tõendusdokumendid tuleb siis alles jätta. Et neid tõenäoliselt ka küsitakse. Lihthanke piirmäära ületavad hanked on riigihangete registris juba vist kõik 100%, aga et olgu see ka veel üle mainitud kindlasti. Ja hästi oluline on muidugi ka see huvide konflikti
olukorra vältimine tegelikult, et ja siin selles konkreetses meetmes on seda ka selgemalt lahti kirjutatud, et mis see seotus siis on, mida kindlasti tuleb vältida siis hangete läbiviimisel. Ja samamoodi, et kindlasti siis te ise oma hanket teeksite, oleksite seal tellijad ja et hankeleping siis meile ka esimesel võimalusel esitatakse, hiljemalt siis esimese kuludokumendiga. Nagu ma ütlesin, et lisaks kontrollile me ka abistame, proovime nõu ja jõuga olemas olla ja sageli koostöös toetuse saajaga oleme ka päris keerulistele probleemidele üheskoos suutnud lahendusi välja mõelda. Et üks selline pidev tegevus, mida me teeme, et siin need on iseenesest ka lingid nendele lehtedele, et kui need slaidid nüüd üles lähevad, et siit saate otse siis vastava infole ligi. Aga et üks asi kindlasti, mida ma soovin ka välja hõigata, on see, et me seda hangetealast eelnõustamist teeme, et kui te ka näiteks olete hanget välja kuulutamas, siis on teil võimalik need alusdokumentide eelnõud meile saata eelnevaks ülevaatamiseks, et meil siis hankeekspert saab vaadata oma pilguga üle, et mis küsimusi tal tekib ja soovitusi, et kas kuskil midagi muuta või veel kord läbi mõelda, et selline teine pilk siis vaatab dokumendid üle, aga samamoodi käib see ka hankelepingu kavandatavate muudatuste kohta, tegelikult ka otsuste eelnõud, et kui seal teil ikkagi mingeid kahtluseid on, et on ka neid võimalik meile siis edastada, et kindlasti ma soovitan, et kui on ikkagi juba summade poolest seal üle rahvusvahelise piirmäära riigihanked, et siis kindlasti tasub saata, et lihtsalt summad on juba nii suured ja riskid on ka sedavõrd suured, et siis neid veidi maandada. Aga ka üksikküsimustes, et kui jooksvalt mingeid küsimusi tekib, siis saab meile kirjutada siis e-toetuse keskkonna kaudu, et sealt oma projekti alt kiri saata ja siis saame teiega juba suhelda. Kindlasti soovitan vaadata RTK kodulehte, et seal on siis selline koht nagu abiks taotlejale ja eraldi ka riigihangete abimaterjalid, et kes siis ise on juba sellised hankespetsialistid ja konkreetselt hankeid ette valmistavad, et siis ma arvan, et on huvitav vaadata ka neid videoloenguid, mis sinna pandud on, et näiteks seesama piiravate hanketingimuste videote nimekiri seal võib olla üsnagi huvitav, aga oleme ka kokku kogunud need enim esinevad rikkumised kirja pannud, et saate sealt lihtsalt siis kas või Ctrl F-iga või näppu järge ajades üle vaadata, et teil endal neid selliseid asju seal sees ei oleks. Aga ka muid juhiseid on seal üleval, et tasub seega korraks pilt peale heita. Ja siis Rahandusministeeriumi riigihangete infoportaal, et ka seda meie kasutame, saame sealt ammutame igapäevast infot, et niisamuti ka toetuse saajatele ja hankijatele kindlasti soovitan, et seal on päris palju huvitavat ja kasulikku infot, et mis võib-olla hästi ei tule riigihangete seadusest välja, siis seal on nagu kenasti avatud. Nii, aga siis, kas mingeid küsimusi äkki on tulnud vahepeal? Ja, et chatis on kirjas, et just küsimus küll nüüd kooskõlastamise kohta, et kas RTK kooskõlastab ka eelnevat hankedokumente. Et siin just Kersti ütles, et me nõustame, mitte ei kooskõlasta ja Anna pani ka lingi, sama lingi, mis on siis ka Kersti selle sama slaidi peal, mis praegu ees on. Jah, et tuleb tõesti öelda, et ei ole keegi eksimatu, et ei saa ka meie anda seda sellist 100% garantiid,
et kui alusdokumente me üle vaatame, et see kooskõlastus, siis seda tähendab, et mitte kunagi tagasinõudeid ei või tulla, aga ta kindlasti on väga hea meede, et neid riske maandada, nagu ma juba ütlesin, et kui te ise vähegi tunnete ja näete ja et on ajaliselt ka võimalik, siis tasub meiega ühendust võtta, jah. Ja teine küsimus puudutab seda üldist salvestust, siis veebisalvestuse me kodulehele paneme ja ma võin ka lingi eraldi saata kõigile tänastele osalejatele. Et siis on nagu kiirelt leitav, et eriti seetõttu, et meil on siin nii praegused toetuse saajad kui ka juba eelmisest perioodist toetuse saajad, et siis nad leiaksid selle õige koha üles. Aga kas on kellelgi veel küsimusi, et teil on praegu väga hea võimalus Kersti käest küsida just hangete küsimusi. Või ka toetuse kasutamise kohta, et kuidas täpsemalt või on parem ikkagi jooksvalt küsida. Kui tuleb küsimus, siis on projektikoordinaatorid abiks. Ja ma kujutan ette, et eks hanke kohta ka tõenäoliselt küsimused tulevad juba konkreetse sellise situatsiooni kohta ja kui midagi on nagu laual, et. Ja võib julgelt küsida projektikoordinaatori käest, et kui me jääme hangete osas nii-öelda hätta vastamisel, siis me kindlasti võtame Kersti ja tema meeskonna nii-öelda appi ja küsime üle. Annan hetk aega veel, mõelge korra, kui keegi tahab kirjutada või küsida. Praegu ikkagi ei tule ühtegi küsimust mulle siia ekraani peale. Et ma ei tea, kas me siis loeme tänase infopäeva lõppenuks ja ma tänan tõesti kõiki, kes osa võtsid infopäevast ja soovitan isiklikult alustada tegevustega kohe, sest teil on näidanud, et aeg läheb kiiremini, kui me arvata oskame. Tulevad ette huvitavad olukorrad, iga olukorra lahendamine võtab aega, et mitte oma projektiperioodi nii-öelda lõhki minna sellega, siis soovitan kõigil alustada tegevust kohe. Aga edukat projekti elluviimist siis kõigile ja helistage, kirjutage. Anname nõu. Aitäh teile! Aitäh!